üritust vastuvõttu poleks oodanud, et mõtlesin, et praegu mingi räägin 30 minti ja saab minema kõik nagu. Võtsin mingi 50 olulist pilti välja ja rohkem nagu tegelikult nii-öelda reisi- ja puhkuspilte kui tööpilte, aga noh, see käib asja juurde. Ma senikaua lühidalt, pärast ei tule pikemalt ka, sooviks ka tänada kindlasti Räpina kooli. Ma tulin tõesti siia kooli nooreks, siis mul võib-olla ei olnud veel niisugust kindlat tihti ees, et kunagi ma tahan saada maailma tasemel enam-vähem või kuskile välismaale võistlustele minna. Esimene aasta siis mul oli tegelikult suur tahtmine minema minna üldse, võib-olla nagu paljudel õpilastel, motivatsioonikriis ja tunnid on igavad, õpid mingid taime ja stuubid ja sügad mingid peemad kuskil, kõik on igav ja tahan mingi arvutiga tegeleda ja minema minna. Ma nii-öelda selle esimese aasta ma jonniga lõpetasin ära. Ja kui ma teisel aastal juba siin vetilanduaega ja Riiguga sain juba ehitama hakata, siis hakkas siukene nii-öelda taid tärkama juba, siis sai vaikselt vaksi silutada ja kasvada ja ehitada. Kindlasti ka tänada. Ja just mis võib-olla viis tippu ja mäletad, Rahvena mainis ka, see, et alati virisib mu korral. Ja see on see, mis nii-öelda tippu võib. Mulle meeldis see ütlus, mida ta kunagi mõtles, et alati saab paremini. Et isegi kui sa teed nii-öelda selle näiteks kõrguse teed ideaali, alati saab paremini. Ja see ongi see, ma siukene ütleski kriitiline inimene ka, enamasti rahul ei ole oma töödega. Ta ise teed siis ikkagi tead, kus võib-olla oleks saanud selle 1 millimeetri, 2 millimeetrit natuke paremini teha. Et see on nagu võib-olla selle täpsuseni viinud ka, et suudad nii-öelda maailmameistrivõistluste pinges teha maksimumpunktidega müürid ja sillutised, et see nii-öelda 4 aastat. Ma eile õhtul just vaatasime neid pilte erinevatest võistlustest. 6. oktoober 2013 oli esimene võistlus, mille me võitsime. Siis oli küll Kristjan Freedikuga. Temaga oli ka mitu võistlust, aga temaga läksid meie teed peale kooli lõppu lahku, sest ei olnud enam motivatsiooni nii-öelda omast ajast selle asjaga tegeleda. Mul nii-öelda tõmmati need juured siia Räpinasse kinni, et siis oli siuke nii-öelda olemas. No see võistlus oli ka minu esimene võistlus ja ma pole kunagi kivi pand ja suht vähe puitu saaginud ja mina olin 3. tol hetkel, 6 võistkond oli. Seda arvu ei mäleta. 3 võistlesime need tiimis. Kõige teie 2. Ajas piltidega võin alguses natuke rääkida, pärast räägib veelgi rohkem. Rohkem oli siuke puhkusereis ka, et kuna võistlus kestis ainult 4 päeva, aga kogu reis oli kokku 11 päeva. Siis muidugi, kui juba minna Emiraatidesse, siis tasub puhata ka natukene seal Pärsia lahes, Varbaid, sulistada, kõrbes käia, safaril. Ja üks päev, mis on nii-öelda selle programmis oli ka, oli One School, One Country. Ehk siis nii-öelda lähendada erinevaid kultuure ja erinevaid rahvuseid, siis meie Eesti tiim, 8-pealine seltskond, läksime siis ühte nii-öelda algkooli, kus siis õppisid ainult poisid, nagu seal kombeks on. Alguses nägi see välja nagu Tartu vangla, suured okastraadiga müürid ja valvur ukse peal. Kuna ikkagi tegu on Araabia kandiga, et siis sai nii-öelda turvalisus ka eeskäitus. Ja siis oligi eesmärk need noored, palju nad võisid olla, 6-7 aastat vanad poisid, nad olid aasta aega õppinud eesti keelt esiteks. Eesti hümnid laulsid eesti keeles seal ära, siis õppisid selgeks kõik, kes on presidendid, kui suured pindalad, tegid seal Tallinna vanalinnas paberitega väiksed maketid. Et selles mõttes see distsipliin on seal nagu hästi tähtis. Et siis oligi nii-öelda, nemad tutvustasid meile oma seda nii-öelda vana peduliinide kultuuri ja tavasid, mida vanasti tehti ja kuidas kõik see on arenenud seal. Ja siis olid õppinud ka aasta jooksul siis Eesti kõike. Pakkusid seal erinevad Abu Dhabi ja neid Araabia rahvustoite ja jubedat rohelist kohvi ja muid asju. Ja siis muidugi puhkusest võib veelgi rohkem rääkida. Mulle on puhata, kui siin juurde rannas on väikest õppinud. Tegelikult oli võistlus 4 päeva, aga kohale viibisime 5 päeva, et esimene päev oli ettevalmistus. See oli minu jaoks kõige raskem päev, sest päev oli kuulata põhimõtteliselt, kuidas akutrell töötab või kuidas läheb tihendaja tööle, lõpuks siis täiesti kopa ette. Ei pea hakkas ringi käima. See oli kõige raskem päev, et võistlus ise nagu kerge lõpuks. Aga jah. Käisime 2 korda safaril, kõrgelt piltagi ei ole. Sõitsime
kaunitega ja laulusime liiva ja sõitsime sandboardi jah, lumelauduse sõite liivaga. ja kõik võimalused. selline oli meie see nii-öelda tiim. Maailmameistrivõistlustel, kuna see ühe inimese summa on nii metsikult suur, kõik see pakett, et siis seal meil oli ainult 8 koos siis tiimliideriga, Kristel Jaaksoniga. Et siis, kui me käisime Rootsis Euroskilsil, siis meid oli kokku vist 21 äkki. Et erialasid oli rohkem ka, et noh, Rootsi on siin samas, lennukiga natuke üle lennata, et seal on nii-öelda natukene kallis rääkida. Et mis meile võib-olla andis eelise ka, just sellist võistluskogemust see aasta me käisime nii-öelda ammutamas, et Eerik on mitu aastat ka käinud Soomes Taide all, seal kiusanud soomlasi ja kogu aeg noppinud võita ja ma käisin see aasta nüüd. Ma uuesti üle õppinud võita, et esimene käisin Taide ja siis ma olin 3. ja 2 esimest tiimi olid nagu naiste tiimid. Jaa, naiste on sellest me ei räägi. Naiste olla. No hea kogemus oli selles. Et see aasta ka sai Soomes käidud, seal sai jälle võidetud ja saime ka Hiinas käidud. Ja Hiina eelis oli see, et siis meil oli nii-öelda teada see testprojekt. Et Rootsis meil oli täpne jooni sees, me saime seda kasvuhoones harjutada, me teadsime, siis tuleb enam-vähem müüri mõõdud kõik olid teada, mis ehitada tuleb, noh, suhteliselt niisugune easy peasy, nagu paljud võistlejad seal ütlesid, et noh, üks päev asi on valmis. Et Abu Dhabiga oli selles mõttes konks oli äge, et me nägime ainult mingit niisugust pliiatsi kuvandit või visandit, mis võib tulla. Et niisugust joonist või mitte midagi me ei teadnud. Me teadsime ainult, et ta on trapetsikuuline ala ja on kas siis 1 või 2 küljest metalliga piiratud. Et selles mõttes oli hea, et me saime käia Hiinas võistlemas. Seal meil oli täpselt seesama ala, me enam-vähem nägime ära, kui suur see näiteks on. Saime enam-vähem pildi silme, et kui me läheme hommikul sinna kohale, saame oma joonis, et ei ehmu, vaid me teame täpselt, et noh, enam-vähem mõõtkavas, kus mis nagu asub. Ja siis Hiinas tegi meil joonise kativeski. See oli sama naine, kes alati nagu Norra meistrile teeb sinna. Jah, enamasti teinud. Et tema tegi meile Hiina joonise ja siis Hiinas me saime nii-öelda kätte harjutada. Ja kui me pärast Abu Dhabi joonised kätte saime, siis me üllatusime, et tegelikult katil oli päris hea siuke nii-öelda, ma ei teagi, kas oli mingi unenägu, mida ta nägi, aga suhteliselt sarnane nagu võistlustee oli. Et siis oli näha ka, et need 6 riiki, mis olid Hiinas võistlemas, need olid nii-öelda sammukese ees ka. Tegelikult Hiina töö oli minu arvates palju raskem ja keerulisem füüsiliselt kui ka täpsuse poolest. Taim oli rohkem. Ja. Aga esimene päev võib-olla, mis üllatuseks on, mis ajab nii-öelda võib-olla ennast välja või mugavastumist välja, oli see, et me teadsime, et meil on see kast nii-öelda olemas. Noh, siin koolis on ka alati see, et ja mugav 3x3 liivakast, ehitad nurgast nurka, aga enamasti välismõõte midagi mõõdete. Seal esimene hommik läksime, siis meil oli ainult seal taga oli üks metallpiire, alumiiniumpiire, millest me pidi lähtuma. Ehk siis esimene päev tuligi nii-öelda see lisatöö, me pidime kõik selle kasti ilusti maha mõõtma, et meil oleks järgmised 4 päeva nii-öelda õiged mõõdud. Esimesel päeval paned puusse, siis on järgmised päevad ka kõik puusse läinud, sest sul mõõdud midagi ei klapi. Üllatusena tuli ka see, et me pidime ise selle müüri laduma koos seguga siis. Ja seda me lagusime 2 päeva. 2 päeva hommikust õhtuni, ladusime müüri seguga. Tegelikult müüriga läksime meid alt ka, noh kõrguste ja mõõtuspunktidega ei läinud, aga me tegime selle vead, me saime korralikult teha võistlustel ja panime korralikult segu sinna. Etendus 1 kott segu ja me üritasime selle ära planeerida, lõpuks jäi segu puudu ja tuli välja, et me suutsime kõige rohkem segu seal, et sinna läks ka saar ja esimene päev tegelikult ei jõudnud kõike valmis, mida oli vaja. See, mida nemad seal ootasid, see oli hoopis teine, mida nii-öelda päris elus tehakse. Et suht pooled tiimid lihtsalt ladus kuivatanud plokid üksteise peale. No siis me esimene päev nägime, et asi läheb natuke käest ära, et me teisel päeva tegime ka natukene seda võistluselt tuurat, et tegime natuke kuivat ja natukene vähema seguga. Ka mõnele tiimi maksis see kätte, et Brasiiliasse kukkus kogu see 1 pool nagu maha müüri, sest nad ei kasutanud segu. Müüriladumist oli palju, aga õnneks kuna müüri eest me saime vist kokkuvõttes enam maksimumpunktid, siis vist võib müüritund anda küll. Kui oleks väga altanud, siis ma ei tea. Tema oli meie restorani teenindaja Erik Tannereht, sai 6. koha, ka väga kõrge koha, sest ta oli mingi võistleja 40 midagi. 40 jah.
meil ka palju võistlejaid, 23 tiimi, 46 võistlejat. Et kui meie oleks nii-öelda, siiamaani oli Eesti parim tulemus oli 11 maailmameistrivõistlustel, et ta oleks nagunii, või 9, ta oleks nagunii selle nii-öelda ületanud. Lisasime väikse kirsi. Meie nagu võistlustel on senimene kõige rohkem tiime vist 18, et nüüd oli 23. Tavaliselt enamus hüppavad ära, sest see tiimi peale see summa, enamasti nagu ikka jääb asjad alati raha taga, et siis 23 riiki alguses registreerivad, lõpuks jääb 18, võib-olla sellele või 17. Selles mõttes oli siuke, võib-olla alguses oli veits pinget rohkem, et nii palju võistkondi. Kuna ala oli, ma märksin, enam-vähem mingi jalgpallistaadion oli puhtalt ainult maastiku ehitajaid täid. Kõige naljakam oli see, et sellel kõige rohkem oli puudust liivast. Kõrbest liivast. Et mingi 3-4 tundi ootasin liiva üks päev. Et seal tehnilise viperis oli ka, Eestis on ka hästi palju ehitusel, sa õpid nii-öelda vabandagi suurvärgi pärast sitast saia teha. Et seal oli ka paljud tiimid läksid selle pärast nii-öelda natuke endast välja, et meil oli mitmel päeval oli tehnilisi probleeme. Küll tõid seal need kohalikud emiraatside humoristid meile plastikust lasterehad tööstustusega. Või siis oli näiteks liiva puudu või mingeid muid asju puudu. Et siis me iga päev natukene nagu lükkus edasi. Rekordpäev lükkus 3 tundi võistlus edasi. 9 hakkas võistlus, pidi hakkama. Aga tegelikult me alustasime alles 12.30. Ehk siis ükene 3,5 tundi me pidime ootama. Hästi paljudel juba see lõi natukene selle asja käest ära. Et eks ta mulle selles mõttes endale mõjustab positiivselt, sest siuke võistlus näru kadus ära. Oligi lihtsalt siukene, et tahaks lihtsalt nagu tööle hakata, oli mingi väike jonn oli sees juba, et laske mind tööle ja siis kui läksid, siis said nagu oma tempoga lõpuks tööd teha. Et küll seal... Tegelikult see kõik see passimine oli meie kahjuks vähemalt ühel päeval, et me tegime teisel päeval suht palju ära. Tegime korralikult, kasutasime suht kõik blokid ära, paljud ei kasutanud kõike blokke ära ja tekkis liiva puudus nagu teistele võistkondadele ja siis hakati seda liivat kundima teistele meestele juurde ja siis ainukese, kes passisime, oli meie oli nagu kõik liivõipst olemas. Ja siis teistel lasti ilusti järgi kitada ja saime nii sinna meie edumaa ühtselt alluse pealt. Et seal on üks põhjus, miks tasub alati joonis järgi ehitada, et kui sul on joonise peal 4 plokki kõrgust ja sa ehitad 3 plokiga, esiteks sul läheb rohkem liiva, et ehitada kingast, teiseks sul vajub ära ja kolmandaks tasub alati vaadata järgmise päeva ja viimase päeva joonist. Siis kui sa ehitad 3 plokiga selle õhku ja sa pead viimasel päeval teest 20 senti maa alla kaevama, et sinna puitpaneel paigaldada, siis 3 või 2 tiimil kukkus see müür kokku lihtsalt. Ja siis lõpuks oli see lihtsalt niimoodi, et labidaga liiv ja laavti lihtsalt enam-vähem kummiabriga peksti enam-vähem vaatselt tirgeks. Et seal oligi see, et see oli raske. See kontseptsioon oligi, et 4 päeva oli erinev ülesanne. See nii-öelda peduiinide alguses oli seal siuke lõhkekoht, lihtsalt liiv. Kuskil kõrves oaas nii-öelda, kus siis nad tavaliselt oma selle telklaagi üles lõid. Ja siis iga päev järjest läks modernsemaks. Et oligi esimene päev, kui sa ehitad, siis sa iga päev lisad sellele. Ehk siis see sama joonis läheb edasi. Kui see esimene päev näiteks sul on antud puuistutus vaba kavaga ja kui sa istutud selle ükskõik kuhu tahad, aga tegelikult kui sa vaatad 3. päeva joonis, siis ta on täpselt mõõtudega. Siis loogiline oleks, et sa istutud selle kohe 3. päeva mõõtudega, et sa ei peaks seda 3. päeval ümber istutama. Sest see kõik on aeg. Võistlustel sul piisab sellest 10 või 5 minutist ja sa oled lõpuks supis ja samadega. See sama paneel, mis siis paljude seinad nii-öelda ja müürid ära lõpuks. Kuidagi hakkas jooksma sinna. Palju puhkuspilte. Selline see töö välja nägi, et tegelikult pidi ta hoopis teistsugune välja. Mitte päris teistsugune, aga see palju asju nagu oleks veel olema, nagu vesi oleks peanud olema ja algselt isegi mõtlesin, et krohviks selle müüri üle ja ära. Albiks või nii, ilmselgelt kui oleks nagu aega jõudnud. Kui oleks olnud vähem müüri, kui ei oleks olnud seda välimist müüri ise pidanud tegema, siis oleks see krohvimine nii-öelda tehtav. Meil oli kõik krohvimistööriistad ka olemas, mõtlesin, et põnev juba. Et ta oli siukene suhteliselt fibolaadne mingi kohalik toode. Ega ta lõppvaates väga siuke visuaalne ei olnud, et ma oleksin kindlasti lisanud selle krohvi veel peale. Oleks nagu palju juurde. Lõkkasemel pidi siis tulema nii-öelda purskkaev valgustusega. Aga jällegi hästi rikas riik. See geomembraan oli siukene -20 ja siis sellised plastik, mida väga ei andnud hoolida sinna. Ja siis jäeti too nagu ära. Mingil määral ta nagu lihtsustas ülesanne. Puitu pidi ka rohkem olema, 400 vist pinki, aga puitu oli ka puudu. Ja tiigipuus on nii välispuu, luksud puud.
et selles mõttes ta oli nagu, kui nagu koha peal, siis paljud mõtlesid, et sihuke juravõistluse maailma tasemel, aga tegelikult see oligi niisugune reaalne objekt, et sul kogu aeg ongi muutused. Lihtsalt küsimus on see, et kuidas nende muutustega nii-öelda toime tuled, et kas lähed hüppad nii-öelda nahast välja või suudad enam-vähem keskenduda uuele. Et sul ongi hommikul on joonis, öeldakse, et meil ei ole need materjale, võtke need pliiatsid, paberid, kirjutage uuesti ümber ja sa kohe lülitad ümber, et ei ole niimoodi, et sa nagu kuu aega tambid omale. See müür on sealt pluss 35, aluspeind, see ja kõik tambid omal pähe. Tollest nagu ei ole mingit tolku, et seal hiinlased ja jaapanlased, kellel on alati tehtud niimoodi, täpselt mallid on valmis ehitatud ja kohale tuldud ja siis lihtsalt laavad nagu pusle kokku. Et noh, nendel läks ka suhteliselt kehvasti seal. Hiinlastel läks hästi küll, aga jaapanlastel läks jah suht kehvasti see. Teenimaani jaapanlastel hästi esinenud, aga jah, täna kehvasti tahaks neid. Aga puhkusi midagi ei ole lõbunud. Äkki tiim. Kõik võistel pildid mahtunudki, tegelikult kõik leidnud üles, mis oli päris palju koos ekspertidega. Ja seekord jäid põhimõtteliselt kõigil näpud alles. Üks võib-olla, üks natukene tõmbas maha, mis juhtus, kui kunagi siin koolis tal oli müüriplokk oli käes, kõndis ja koperdas ja siis noh, mis inimene teeb, refleksiga ikka üritab seda kivi kinni püüda ja siis jäi ilusti sinna müüri ja kivi vahele. Sama Emiraatide poiss lõinud ilusti näpu puhtaks, aga kõige käedam oli see, et Emiraatide treener tuli ja ütles, et lõi õlale, noh, tüdrukad, mis on nutanud. Nii näpp olen vist nagu haljast hästi. Et no siuksed õnnetusi juhtub võistlustel, et Hiinas meil ka üks võistleja lasi ketassaagi. Et seal ta viidi täitsa signaali ja kummivilega viidi kohaliku sõjaväehaiglasse õmbustele. Et see ketassaega, jah, mina vist trahvi asemel saab puidumajas ei julgeks olla. Eriti just siuksed nii-öelda libisemised, et noh, seal oli erinevus, ketassaali on need rullikud, mis libiseks. Ja siis libises käsi hoopis puidu asemel. Ja siis hüppasin oli 2 korda sinna ketassaja alla ja edasi pisemalt, mis seal lendab. Aga võistlus Emiraatides, näpp oli täitsa siukene, sai tõmmata ja liikuda. Ilma ei jääda. See on see, mille pärast tasub pingutada. Saab ka puhata ja reisida maailma näha. Niisama ringi chillata. Ja õnneks takso on seal odav. Taksod on seal. Kõige pikem Tripolis tund aega mul ühest linnastust teise. See oli linna kõige rohelisem koht põhimõtteliselt. Oli esine, muidu seal üldse rohelist ei olnud. Suht hakkasin täinud. Jah, Aivaril oleks seal kastmissüsteemidega väga palju tööd. Sest seal kõik puhtalt ongi ainult nii-öelda niisutussüsteemide peal. Kui muruga kastada, nii-öelda kuskil üritatakse kasvatada näiteks ringteede keskel. Seal on iga 30 sentimeetri tagant on põhimõtteliselt imutus need voolikud. Ja need põhimõtteliselt töötavad seal kogu aeg. Ja ikkagi nad kiratsevad. Sest sellist asja nagu muld seal ei ole. Ongi kõik kohad liiva. Enamasti seal ongi sukulendid nii-öelda pinnakatte taimedeks ja noh, isegi palmid seal kuivad. Mis nagu muudest taimedest rääkida. Et võistlus ka, kui vaadata seda nii-öelda liivatüüne, et noh, kas seda rootsu näha, kohalikud nii-öelda need kõrbetaimed, et kui võrrelda näiteks Hiina võistlustega, siis Hiina võistlustel oli noh ikka nägid rohelust ja kõik oli siuke puhmad ja hästi vägevad taimed olid. No seal oli kaudu abis oli taimed oli pott suur, nõukunud pott, suur laia, vaevu tõstamine. Ja kui välja võtad, siis juurde on väike, vale juurde põhimõtteliselt. Tahavad palju, aga... Üks puu oli näiteks 3-meetrine puuistutus oli vaja istutada. Tõstsime puu paika, hakkasime tugivai ära võtma, siis oli, noh ka pott oli selline umbes nii kõrge ja siis see puu paindus üldest niimoodi maani välja. Ja siis esimese asjana oli käed laiali kohtuniku poole, et mis nüüd saab. See oli, et unustage see puu. Tõstsime pikali maha, et puud olid seal praegu. Ei ägedad, Eestis on väga ägedad taimed. Ja aednikele oleks seal nagu väga midagi teha, et kui tahab ehitada, siis kivid ja kõigega saab seal ehitada, aga kui lisada seda nii-öelda taime poolt Abu Dhabis sinna aedadesse, siis seda on nagu väga raske saavutada. Sest see on ikka paras hellitamine ja nunjutamine, et seal oleks mingit rohelust selle maastikuehituse nii-öelda vahel, nende hard landscape elementide vahel. Seda on nagu raske saavutada. Mulda selle või eksisteerida. Mis oli meil ju, ja
riided jäid puhtamaks. Järgmine vist on Hiina või? No siin valmist võtnud juba enne ära nii. Või algus. Kas kavada siin? Jah. Aga aitäh, Maire Berg. Ma ei oska midagi väga niimoodi rääkida. Kui 5 aastat vaeva näha, siis mis temperatuurid sa Mis? Mis temperatuurid sa sees olid? Võistlus oli 29. Et see oli siuke okei. Et õnneks jällegi me käisime ennem Hiinas harjutamas. Hiinas me tegime väljastööd ja õues oli 37 kraadi. Ja et kui sa reaalselt 5 või 10 minutit labidaga loopisid, siis sul olid sellised paksud tööpiksid olid isegi need taskud olid läbi märjad, sest ta lihtsalt oleks nagu järjest. Minul oli küll esimene lõuna nõuansi Hiinas, et ma istusin seal kasti äärele ja mõtlesin, et kukun kokku kohe, mis lihtsalt ei jaksanud neid teha. Siis lükati nagu tund aega paus pikemaks, siis tahtsin ära. Aga noh, eks kliima korjab ära, et järgmist päeva võime kergem. Kuigi temperatuur lihtsalt sama. Aga selles mõttes oli seal ohtlik, ma ise olin ka haigeks seal, ma olin 3 päeva võistluste ajal olin haige. Ta ongi see, et sul on õues oli seal 44 kraadi, võistlusalis on 29 kraadi ja kui lähed sööklasse, siis seal on nii kõvad kliimad, et seal oli mingi 22-3. Siis sa lähed niimoodi 40-sest, mis on Eesti hull suvi, seal on külmatud. Siis oligi samamoodi, kogu aeg käisid niimoodi 40 kraadi, siis käisid niimoodi kas fliisiga või siis vestiga. Siis oligi, ma üks päev suutsin seal veits külma saada, siis mul 3 päeva oli häälera, oli nohu ja kurk olnud ja siukene hea töö mojo nii-öelda. Itaaliasse küll midagi välja Hiina nagu reisi kohe, aga kõik suht käima haigeks peale seda reisi. Tõsiselt tahab mina. Ja nad oleks võib-olla natuke, kui tagasi mõelda, oleks veits tapmiseks ka läinud, et meil oli vist lennuk või nii-öelda sõitude vähe oli mõni päev ainult, et ühed tuled enam-vähem mingi 10 tunni sealt lennult ja siis kohe paar päeva puhked ja kohe järgmisele. Et selles mõttes võib-olla oleks midagi see Itaalia võistlus juurde andnud, sest Itaalia sai esimeseks, aga aga kõik need 4 tiimi olid nagu suht ühes augus, et punktid vahel olid nagu võitja sai 720 punkti ja meie saime mingi 11 punkti oli. 11 punkti vahel. Oli võistlejal võitjal rohkem, siis 3 punkti oli teisel kohal meist rohkem, aga see on 700 punkti skaalal. Ja siis Hiina oli meist nii-öelda 2 punkti taga, et tegelikult me olime 3. me olime 4. 5. koht olid seal Euroopa meistrid ja inglased olid juba suht mitukümmend punkti. Et üldjoontes siis oli viimasel päeval ega keegi ei teadnud, eksperdid ka ei teadnud. Juba 3. päeval, 3. päeval me olime nii-öelda natukene paremas punktiskaalal, aga kõik näiteks oligi Šveits, Itaalia, Hiina, Inglismaa ja meie olimegi, me ise käisime ka vaatasime, oligi niisugune lihtsalt, et okei, et need 5 riiki on, aga siis ootasidki põnevusi, et mis järjekord nagu on. Et Rootsis meil oli enam sama, käisid ringi, vaatasid, et et top 3 sees, aga nüüd vaatame, et kuidas nagu see nagu tuleb. Siis tuli Itaalia Inglismaa. Läks seal nagu läks ja 5. Siis oligi sellist motivatsiooni ka rohkem nagu see viimane. Oleks seal mingi esikohalik koht ära tulnud Rootsis, siis poleks ilmselt sinna Abu Dhabisse läinud, et jah. Aga jah, selles mõttes 4 aastat võistlemist sai nii-öelda hea kõks pandatud sellele tordile. Kas on veel küsimusi teile? Vaba mikrofoni ja ringi jääd, et kõik võivad küsida poiste käest küsimusi. Mis oli teie jaoks jälle kõige raskem? Kõige raskem küsimus. Minu jaoks oli kõige raskem esimene päev, kui tegime ettevalmistust nagu väga raske vaimselt. Ta selles mõttes oli tüütu, seal olid mõned võistlejad, kes on varem ketasse aega või mingit ketase lõikurigi teinud, siis oli küll kartpukus nagu mida see maailmameistrivõistlustel teeb. Enam-vähem küsitakse maailmameistrivõistlustel hommikul instruktaažis küsitakse, kas on kedagi, kes ei ole varem akutrelli kasutanud, kas on varem või kedagi, kes pole varem nagu ketaslõikuriga kive lõiganud. Näete, kus segu tehakse. Et too nagu, võistlustel minu arust peaks olema niimoodi, et sa lähed hommikul kohale, sulle antakse joonis ja sa teed oma oskuste põhiselt. Ei ole enam niimoodi, et sa teed mingi maastikuehitaja, mingi 2 taseme, mingi lühikoolituse 1 päevaga ja siis järgmine päev hakkama võistlema. Et see on natuke, mis on nagu võistlustel. Euroskills oli täpselt samamoodi. Kuidas teha seda, kuidas teha toda, tehke nii, tehke naa. Põhimõtteliselt mingi pool teksti ütleb nagu tüüpidele ette ja siis nad genereerivad ise edasi. Et pigem nagu võistlus oleks mingil määral võrdsem, kui läheks igaüks oma nii-öelda selle oma oskuste pagasi või kogemuste pagasi tööle. Ta võib-olla oli küll. Mina oleks võib-olla vist rutiin oli see, et me 2 päeva küül valama.
ikka mingis mõttes nagu võistluste see tunne kadus juba siis ka ära. Et sa olid kuskil Aivari Lillevälja objektil ja nädal aega laad müüri lihtsalt järjest. aga samas võistlused. Kunagi ei tea, mis tuleb. Mairo, millal sinu õpilased saavutavad selliseid tulemusi? Paku välja. Ma ei tea. No selles mõttes, et praegu on teada, et kui motiveerida niimoodi vaadates neid reisipilte ja muid asju ka, et järgmine aasta on meil Budapestis Euroskills, ülejärgmine aasta on Venemaal Kaasanis Worldskills, siis ülejärgmise aasta Euroskills vist on veel teadmata, aga 2020 siis. Aga teada on, et 2021 on Worldskills Shanghais. Et Shanghais me käisime ka Hiina võistluste ajal, et no tasub treenida ja et tavaliselt alati tööga käib kaasa ka natukene puhkust, nii et see ei ole ainult niisugune tund tampimine. Et saab ka ringi vaadata. Ma ei oska öelda. Kõik oleneb selles mõttes, et õpilased peab enda seda motivatsiooni olema. Sul peaks olema 3. koht üle lüüa. Jah, uus ülesanne. Et selles mõttes õpilast nagu järelütsitada lõpppantuseni ei saa. Kui ta tahab minna, siis ta tahab. Kui tal ei ole seda motivatsiooni, siis sa ei saa imesid teha nii-öelda. Ma arvan, kui ma oleks nagu mingi vastu sõrelnud trahvidega, ma ei tea, keda ta oleks alla. Lõpuni välja venitas. Kas te saite mingi tagasiside, miks on 3? Jaa, sain. Meil anti mingid need punkti, need enam-vähem öeldi, kus kohast nagu läksid mingid punktid. Et seal viimasel päeval, võõrad taimed kõik vist üks taimi olnud näiteks sobinud neile vale palm või mis iganes seal oli, et see meil looduses tegelikult ei kasva. Mingid siukesed hästi väiksed punktid, et kui võttagi see 700 punkti skaala, siis sul ongi tööohutuse eest me saime maksimumpunktid. Seal meil seekord ei läinud. Alati prillide pärast on iganes. Jätad prillid need ilusti pea peale, teed väiksed tööd, siis tuleb jälle kohta ning viibutab näppu. Et siit-sealt nagu ongi mingi liiv ei ole näiteks piisavalt ära tasanatud, kuskil on märgiliiv rullima läinud ja seal need lähevad nii nagu täpsustesse ära, et ongi sellised pisikesed punktid. Et mingid punktiskaalad nüüd rantsid, aga need ei ole nagu väga midagi. Et kus siis nii-öelda võrreldes teistega rohkem läks. Üldjuhul selle me teame, et müüride eest tulid maksimumid, sillutise eest tulid maksimumid, tööohutuse eest tulid maksimumid, järelikult üle, mis ei ole maksimum. Visuaalne pilt oli see võib-olla. Siit-sealt kuskil tuleb läbi. Jah. Who knows? Kohtunikud teavad. Aga seda ei ole täpselt. Mis edasi plaanid? Mis? Mis edasi plaanid? Mina või? Või mõlemad? Roobad selle sõt, jah. Ega siis see, ta võib anda küll mingi tiitli ja hea tunde, et sa oled käinud ja sa oled tegija, aga see ei garanteeri midagi. Sa pead tööd ikka edasi tegema. Sa pead rohkem tööd edasi tegema. Et nüüd on lihtsalt nii-öelda see hea alustala, et siin töötada, oma firmat väikselt üles pütitada, et saaks mingi hetk jalad alla ja peaks nii-öelda rohkem nagu siukest praktilist tööd ka teha. Et töötad teha. Ega siis pensionit ei saa jääda. Võistled enam ei saa kahjuks, jah? Jah. Te tööd tegema. Uusi väljakutsed vastu. Aga trahv lubas paari aasta pärast seenioride võistlusi teha, et siis võib-olla et kuna Worldskills ja Euroskills, seal saab ainult ühe korra käia, et siis kui on nagu antud tuli, et siis võtta viimast. Sest kui sa nagu nii lähed juba, siis sul on, kas sa lähed sinna nii-öelda halva tuju ja jonniga või siis sa mõtled, et kui sa juba seal oled, sa teed nagu täie tambiga nii, mis torust tuleb ja siis vaatad nii-öelda pärast, kus sa ennast arendada saad. Et see on tegelikult kokkuvõttes on see kõik üks praktika ja õppeprotsess. Et kui ma tean, et kuskil Euroopas korraldatakse ka täiskasvanutele, et nii-öelda võid öelda küll, et oled mingi maailmameister, aga siin Eestis on ka kindlasti Milled festivalid ja jätkab meeldib.
et noh, see on nii-öelda need kutsemeistrivõistlused, et kui nii-öelda koguda Eesti pealt päris maastikuehitajad kokku ja mingi sihuke võistlus korraldada, noh siis meil on veel vaja tööd teha. me ei tee midagi. Tempo peale, jah. Tempo peale. jah. rohkem vist ei taheta midagi küsida. Ei oska nagu niimoodi genereerida midagi. Eks te saate genereerida ikka, et sul tuleb siis järgmised maailmameistrid tuleb ette valmistada ja 5 aastat, nagu ma olen aru saanud. No see peab vanuseid vaatama, jah. Et 2021 ilmselt, 2019 see küll praegu vaateulatused, jah. Kas manused võib muutuda ka, siis meil nagu mehhatroonid oli, mis 25 aastat. 25 iga võistleb erinevad manused. Kahjuks on niisugust reeglistikku ka, et igaüks päris nagu ei saa. Et kui sina oled õpetaja, siis Erik on praktikajuhendaja ja siis kui läheb ikka tõeliseks treeninglaagriks, siis annate mõlemad piitsa. Jah. Siis neis. Kindlasti tahaks minna vaatama mingi neid võistlusi ise nagu peab, et siin on ei ole nagu väga jõudnud. Jah. Lähim võimalus on noormeister kevades. Aga ega ma nüüd selles mõttes üksi ei treeni, et Trahv on 4 aastat minuga ränka vaeva näinud ja võrdinud selle, kes ma olen. Et kindlasti Trahv on kaasatud sellesse õpetamisse, et üksi ma kindlasti ei suudaks. Ja Aivar ja Laanes ja kui Loit siin on, siis teda saab küll pinnida ja kiusata. Et selles mõttes, et ta jälle kindlasti, ta on tiimitöö. Et kindlasti kogu aianduskool vormib neid uusi maailmameistreid. Ja on ka mind vorminud. Tuleks ainult materjal? Küll tuleb. Ega ma arvan, et kui vaadata praegust esimest kursust, ma oleks samamoodi lihtsalt üks õpilane seal puntras. Et see, kui ma hakkasin mõtlema, eile ma vaatasin neid võistluste pilte, mis mul olid alles. Siis õpilane küsis mingi töö jaoks neid pilte, siis ma pulli pärast vaatasin. Ega ma esimestest võistlustest ei mäleta nagu erilist, et ma oleks nagu mingit sükast nagu kiskelikku sees olnud, et nagu nüüd ma tahan võita. Et kuidagi, ma ei tea, käisin võistlemas, et noh, mingi tahe oli nagu sees, aga sükast nagu motivatsiooni või nagu tahtmist küll ei olnud, et nüüd ma tead, selle aasta vörskil kindlasti kui olema tasemel, et siis ma lähen. Et kõik need võimalused tulid järjest. Mulle tegelikult pakuti juba sinna Saksamaa vörskilsile kohta tol hetkel, siis ma juba alles esimene kursus. Aga noh, nagu veits nagu aju oli, et kuna esimese kursus poiss ei lähe nagu maailmameistrivõistlustele, keskendusin muule ja Brasiilia neid küsimärgi all. Siia ka oli siis ka nagu. Aga tegelikult oli hea, et kõik nii läks, et ma arvan, et üks kohta oleks sealt teistest riikidest tulnud. Arvestades eriti, et Brasiilias enamus Eesti koondisest jäi haigeks. Et selles mõttes see Abu Dhabi oli natuke ikka puhtam koht. Kõige koht. Läks 5 aastat päeva. Ma võiks küsida, kuidas need maksimumpunkte oli võimalik saada? Vaat seda ma küsisin. Mulle endale ka lõpuks natuke arusaamatu. Et seal ongi ilmselt kuskil 800 on see lagi, et see 700 punkti skaala vanasti oli 600, nüüd nad muutsid, seda on 700. Nüüd see 700 tähistab seda, et kust maalt tuleb see nii-öelda meisterlikkuse tase. Ehk siis kui sa saad 700 punni täis, siis sa saad excellentsi medal, ehk siis sa oled nii-öelda see meister, sa oled selle lävendi ületanud. Ja siis kõik, mis sealt nagu üle on järjest nagu boonus. Et meil oli 736, vist oli 747 või 9 või mis seal oli esimene koht, et noh, ma ei tea, palju seal nagu see maksimum oleks läinud. Et see on mingi rootslase või soomlase poolt välja mõeldud mingi Mulle automaatselt arutab ära, mis ajab. CIS. See on, et ma arvan, et kuskil 800 kanti äkki võib olla see või 750, ma ei tea, palju ta võib olla seal. Palju ühesõnaga. Kas võtame selle teema kokku? Me oleme väga jutukad, ma näen. Siin on millest rääkida. Eks lõuna hakkab ka tulema. Ma teeme poistele ühe suure aplausi.